Käesolevas videos näitan ma, kuidas kasutada 7 funktsiooni, mis on loetletud siin ja ka käesoleva video kirjelduses. Selleks on mul ette valmistatud üks andmetabel, kus on 9 veergu ja 25 rida ning tulemuste tabel, mis kalkuleerib andmetabeli põhjal soovitud kokkuvõtteid. Muideks, veergude ja ridade arvu näitab süsteem paremal allnurgas, kui olete need selekteerinud. Näiteks, kui ma tahan teada andmetabeli veergude arvu, siis ma selekteerin need veerud ja vastav number on siin all paremas nurgas. Sama käib siis ridade puhul. Selekteerin read, vaatan väärtuse, see on 24, aga hetkel antud juhul peame ühe juurde lisama, sest et andmetabelil on ka nii-öelda pealkirja rida, mida ma hetkel ei kaasanud, sellepärast et tegemist on ühendatud lahtritega. Kui ma kaasaksin tema ka siia valikusse, siis kuvaks süsteem terve tabeli kõikide lahtrite arvu. Seetõttu ma kalkuleerisin andmetabeli ridade arvu nii, et võtsin teisest reast kinni. Ehk siis märgistasin alates teisest reast kuni lõpuni. See on 24 ja liitsin siia juurde siis pealkirja rea. Nii. Andmetabelis on siis info klientide, nende poolt ostetud kaupade ja müügihinna allahindluse kohta. Selles on veerud I ja J sellised, kus on kasutatud valemit, mille ma olen ise koostanud. Esimeses kalkuleeritakse siis ühiku hind peale allahindlust ja teises siis ostetud kaupade kogusummat, ridade kaupa ehk klientide kaupa. Ja esimese asjana kasutan siis funktsiooni count, et leida andmetabelis klientide arvu ja veeru B järgi. Nii nagu valemi puhul, ka funktsiooni puhul tuleb alati tema sisestamist alustada võrdusmärgiga. Võrdub count ja on juba näha, et avanes hüpikaken, kus süsteem pakub välja juba kõik funktsioonid, mis algavad tähtedega COUN ja mina valin siit count ehk vajutan klaviatuuril tääbi tabulaatorit. Nii, ja ühtlasi tasub nüüd tähele panna seda, et kuvab süsteem nüüd valemi kasutamise põhimõtet. Ehk siis siin on näha, et peale esimest sulgu tuleb määrata ala, mille põhjal siis funktsioon hakkab kalkuleerima. Ja kui me tahame, et see oleks veerg B, siis ma selekteeringi selle veeru B. Ja nüüd panen teise sulu ehk sulud kinni ja vajutan enterit. Ja saan tulemuseks 23. Tegemist on siis sellise funktsiooniga, mis kalkuleerib või loendab ainult arvulisi väärtusi. Ehk siis kui ma siin veerus B kustutan ära näiteks selle esimese kliendi ID, siis on näha, et automaatselt funktsiooni tulemus muutus ka 23-sse 22. Võtan käigu tagasi. Sama juhtuks ka siis, kui ma selle esimese ID asendaksin mingisuguse tekstiga. mis iganes see tekst ka ei oleks.
23-sse 22. Sellepärast, et funktsioon count loendab ainult arvulisi väärtusi. Nii, edasi. Teise funktsioonina kasutan funktsiooni count A. Ja see leiab määratud alas nii arvuliste kui ka tekstiliste andmeväljade arvu. Nii, sisestan selle funktsiooni. Määran ala. Kasutame seekord veergud C. Sulgen sulud ja vajutan enterit. Ja nagu arvata võis, tulemus täpselt sama, 23 ehk klient on 23. Aga nüüd tasub tähele panna, et see count A loendab nii arvulisi kui ka tekstilisi väärtusi. Ehk siis, kui ma nüüd siin veerust C asendaksin nime Alan Andre näiteks mingisuguse numbriga, number 1, siis funktsiooni väärtus ei muutu. Sellepärast, et see funktsioon loendab ka arve. Aga nüüd, kui ma selle ühe kustutan ära, jätan tühjaks selle lahtri, siis on näha, et funktsiooni tulemus muutus, on 22. Edasi, kolmanda funktsioonina kasutan funktsiooni min, mis leiab määratud alas minimaalse väärtuse. Ja sellega leian siis väikseima ostetud koguse. Võrdub min, määran ala, sulgen sulud, vajutan enterit. Ja selgub, et see on 30,027 kilogrammi. Neljandana kasutan funktsiooni max, mis on mini ehk minimaalse väärtuse leidmise funktsiooni vastand. Ja leian siis samuti veeru F ehk ostetud koguste järgi vastava väärtuse, antud juhul siis kõige suurema väärtuse. Tuleb välja, et see on 39,548 kilogrammi. Viiendana kasutan funktsiooni average, millega saab kalkuleerida aritmeetilist keskmist. Leian keskmise allahindlusprotsendi, mis on mul siin veerus hash. Sisestan funktsiooni. Keskmine allahindlusprotsent on siis 14, ja siis on seal komakohti päris palju. Ja kui nüüd juhtub niimoodi, et tulemus tuleb teie jaoks liiga pikk, antud juhul ka mind ei huvita nii pikk väärtus, mul juba piisaks, kui oleks 2 kohta peale koma, siis neid komakohti saab nihutada, ehk siis tulemust saab ümardada niimoodi, kui lähete, võtate ülamenüüst vähem 10 kohti ja ümardan tulemuse näiteks sajandikeni ehk 2 kohta peale koma. Järgmisena ehk kuuenda funktsioonina näitan ma, kuidas kasutada väga levinud funktsiooni või siis tihti kasutatavat sum funktsiooni, millega saab leida summasid. Jällegi võrdusmärk, funktsiooni nimi. Nüüd määran ala ja ma leian siis müügi siis kogu summat ja koguse kogusummat, et palju siis koguseliselt kokku müüdi tooteid. Selleks siis
määran ala F, sulgen sulud, võtan enterit. Ehk siis müüdi 830,55 kilogrammi tooteid. Ning viimasena kasutan funktsiooni round, mis ümardab või õigemini millega saab ümardada tulemusi täpselt nii, kuidas kasutajal endal vaja on. No näiteks, mul on siin rida maksimaalselt ja minimaalselt, väärtus 3 kohta peale koma. Aga mina näiteks soovin ümardada seda tulemust täisarvuni. Selleks saab siis funktsiooni round kasutada. Sisestan funktsiooni, määran ala, võtame siis selle maksimaalse, sisestan semikooloni ja kuna ma tahan täisarvuni seda ümardada, siis kohtade arv peale koma on 0. Võtan enterit. Kui ma oleksin tahtnud ümardada seda näiteks sajandikeni, siis ma oleks pidanud 0 asemel sisestuma 2. Või kümnendikeni, siis 1 ja nii edasi. Kõik funktsioonid on leitavad menüüst autosumma, veel funktsioone. Ja avanenud aknas on nüüd mugav funktsioone otsida siit esimesest lahtrist. Näiteks, kui me tahame teada või otsida count funktsiooni, siis ma sisestan siia count, võtan mine ja ta kuvab siin ülejärgmises lahtris kõik count sõnaga või siis algusega funktsioonid. Ja kasulik on teada ka seda, et kui ma nüüd klikin nende funktsioonide peal, siis iga funktsiooni kohta näidatakse tema ülesehitust ja ka kirjeldust, mida ta teeb siin allosas. Nii saab näiteks hästi valida endale just kõige sobilikuma funktsiooni, mis parasjagu vaja läheb.